Kallid viikenderid, Weekend.ee alustab oma iganädalast teavitustööd parimatest toimunud ja toimuvatest sündmustest. Mina olen Maris ja hoian teid Weekendi tegemistega kursis. Weekend TV alustab. Eelmisel reedel käis klubis Privé pildistamas meie väga aktiivne fotograaf Ardo. Nimelt toimus seal üritus nimega Fashion Avenue, logo on limited. Kohal olid kõik brändihullud, kõik glamuursed inimesed ja klubi oli täis nagu alati. Nädala selgroog murti klubis Hollywood, kus Eesti meedialemmikud käisid Ladies Night'il pidutsemas, muide nende hulgas ka Katariina Padar. Väike tagasipõige ka nädalast natuke kaugemale. Klubi Hollywood pidas 11. sünnipäeva, kuhu olid kutsutud ka kõik Weekend.ee paparatsid. Õnnitlejaid oli klubisse kogunenud enneolematult palju, mis tõestab, et klubi sünnipäev jõudis massidesse. Kohal oli nii Hasselhoff kui ka Madonna, kui B.A. Baracus ja nii edasi. Laupäeval mürgeldasid Tallinna hipodroomil hiigelsuured autod, mis lömastasid nii mõnegi väikese romu. Inimesi oli vaatama tulnud kuskil 10 000. Neljapäeval pistsid rinda kaunimatest kaunimad, et selgitada välja Miss Baltic Sea. Kandidaadid on teie ees. Ja nüüd põlete te juba kindlasti uudishimust, et teada saada, millised on need sündmused sel nädalal, kuhu Weekendit kindlasti soovitab minna. Kõiki moehuvilisi ootab Viru keskus. Neljapäevast laupäevani Fibit, Fashion is back in Tallinn. Laupäeval kogunevad breik-tantsuprofid Tartusse, et jõudu katsuda erinevates breik-tantsustiilides. Afterparty jõuab Tartu Sadamateatrisse. Laupäeval ootavad teid 2 pöörast ja lahedat mustanahalist tšikki klubisse Hollywood. Nemad asuvad meil valgesse mudasse kaklema ja ootavad teid kõiki Formennile kaasa elama. 6. oktoobril esilinastub kinos Sõprus uus Eesti mängufilm Meeletu. Filmi on kokku pannud kolmik Taska, Tätte, Nüganen. Tere Maris! Tere Doris! Weekend.ee saatis eelmisel nädalal välja oma esimese veekirja ja küsitluse. Nüüd räägimegi portaali peatoimetaja Dorisega, kuidas küsitlusel läks. Doris, räägi, kui palju laekus vastused? Vastuseid laekusele ootuste palju, neid oli koguni üle 900 ja see oli kuskil 2–3 korda rohkem oodanud. Ja kõigi vastanute vahel pani Weekend.ee eloosi 2. novembril esietenduva Fame muusikali piletid. Vastajad kindlasti huvitab, millal tulemused võited avaldada? Võited avaldame kolmapäeval, homme, 4. oktoobril ja kõikide võitjatega võtame kindlasti ühendust nende kontaktandmete teel, nii et olge mureta. Kas vastajatel tuli ka mingisugust negatiivset kriitikat? Tulid ka. Kuskil 46% jaoks on veel Weekend.ee kiirus ja stabiilsus aeglane. Ja kindlasti me võtame midagi ette, et seda tulevikus parandada. Ja osade kasutajate jaoks on puudu selline keskne allosa, mis kajastaks Eesti toimuvat sündmusi. Kuigi täna selle sama videolõiguga siin tegime juba algust šefi matte ürituste kajastamisega, nii et aga kes teab, mis tuleb? Okay. Klubi külastajad kindlasti huvitab, kes on kõige populaarsem fotograaf? Kindlasti. Kuskil poolte jaoks ei olnudki tegelikult oma lemmikfotograafi olemas, aga kuskil 22% vastanute jaoks oli selleks lemmikfotograafiks Ardo Kallimäe. Ja küsiks veel sellist asja, et milline oli vastukaja nüüd esimest korda välja saadetud veekirjale? Kas kasutajad on veel huvitatud sellest, et nad saavad selle iga nädal oma postkasti? Ja ikka. Väga väheste jaoks tegelikult väga vähesed ei taha, et nad saaksid seda kirja. Aga väga paljud seevastu kuskil üle 80%, mis oli minu jaoks üllatus. Nad isegi ootavad seda. Nii et tegelikult eelmisest nädalast alates saadab Weekend.ee üle 2 nädala oma uudiskirja nimel veekiri, mis kajastab siis portaalis eelneva perioodi jooksul kõige huvitavamaid fotogaleriisid, informatsiooni kõik, mis toimub. Näeme, kas lubadus ka vastu peab? Kindlasti peab. Okay. Aga aitäh, Doris! Aitäh sulle, Maris!
selline oli siis Weekendi esimene tagakihutus teile, meie kõige olulisemale, meie kasutajatele, et ei magaks maha ühtegi olulist sündmust. Ja kuna operaator Henk kaamera taga juba natukene kiheleb, siis kohtume järgmisel nädalal. Näpud püsti, igatahes!